Hei. Tere hommikust. Varajane hommikupäike taaskord paistab autosse sisse. Tere hommikust, müügirahvas igal pool üle kogu Eesti, Euroopa ja üle maailma. Hommikused tervitused sulle. Kui sa oled teises ajaregioonis, siis võib-olla mitte nii väga hommikused, aga igal juhul neil, kes minuga koos siin Eestis ärkavad, siis tere hommikust neile ja kõigiks järgnevateks hommikuteks. Müügiminutid 67. osa ja tänud minu kõigile 456 fännile, kes on tänaseks minu YouTube'i tagasihoidlikku kanalit subscribe inud ja mind jälgivad. Lubasin teha ärevusest ja läbipõlemisest ka ühe osa. Ma loodan, vaatame, kuidas see ajaliselt läheb. Et jutt pikaks ei lähe, proovin olla hästi kompaktne ja sellest teemast nagu siis läbi minna niimoodi, et oluline saaks teile ära mainitud. Nüüd, kuidas alustada ärevusest? Ma räägin nii, nagu mina seda elus kogesin. Minu esimene ärevuse episood oli aastal kuskil, ma arvan, kuskil 2005-2006, seal kuskil algas. Ja esimene ärevuse episood nägi välja niimoodi, et ma tegin tööd, nagu ikka, andsin usinesti kuuma, see mulle meeldib ja siis mingist hetkest hakkas mul tekkima hapnikupuudus. Ja ma kogu aeg nagu pidin niimoodi hapnikku peale tõmbama, haigutada enam väga ei saanud. Ja loomulikult ma arvasin, et midagi on tuksis, selles mõttes, et tervis on tuksis ja läksin Magdalena haiglasse. Tegin ära kõik testid, kopsuröntgenid, kopsumahud, kõik, mis iganes teha sai. Ja loomulikult vastus oli see, et füüsiliselt oled sa täiesti terve ja ühtegi nagu probleemi ei ole. Ja arstid laiutasid käsi ja ütlesid, et ei tea, et see peab olema nagu ärevusega seotud ja stressi ja pingega seotud. See on okei. See kestis päris pikalt, et selle käära kadumine läks ikkagi, ma arvan, mingisugune, ma ei tea, 3 kuud, ma tahaksin öelda. Siis see tõmbas tagasi ja tegelikult ikkagi täna, kui rääkida ärevusest ja kui ärevus tõuseb kõrgele, siis tegelikult hingamine on esimene, mis pihta saab. Ma räägin sellest natukene rohkem pärast. Järgmine episood või järgmine naljakas situatsioon, millele lahendust ei leitud ja millel mingit põhjendust ei olnud, oli, ma arvan, aastal mingisugune 2014, kus ma taaskord olin ennast töö väljakutsega inimvõimete piiri peale viinud ja tegin kõiki asju hästi intensiivselt ja hästi palju. Ja järgmisena tekkis siis selline situatsioon, et hakkasid tekkima sellised köhatused nagu kogu aeg nagu ja need tekkisid kogu aeg, sa rääkisid reaalselt nagu tavalist mingit müügivestlust ja sa köhatasid ma köhatasin iga mingisuguse väikse aja tagant. Ja siis ma hakkasin neid uurima, neid nimetatakse kuskil mingi erilise nimega ka veel, ma ei mäleta, mis lühend sellest on. Aga puhtalt nagu närvidest tulenev, mitte ühtegi reaalselt ei olnud köha ega ei olnud nohu ega ei olnud ühtegi teist hingamist ja haigust. Ehk siis kuidagi need närvidest siis sellised reaktsioonid tekkisid. Ja see oli väga häiriv. Ma arvan, et ma köhatasin ikkagi ma julgen öelda, et ikka see häiris mind vahelduva eduga mingi pool aastat. Ja loomulikult sealt juba hakkasid inimesed rääkima, et pead hoo maha tõmbama ja et su tervis ei kesta niimoodi ja nii edasi ja nii tagasi. Ja ma arvan, niisuguse maksimaalse tippu oma ärevuses, ma arvan, see oligi 2016 aasta, midagi sinna kanti, kus ma saavutasin nagu maksimaalse tipu, kus reaalselt oli niimoodi, et tekkisid juba pearingi käimised, hingamisraskused ja mida see ärevus üldse tähendab, et kui te mõtlete, kui sa täna oled, ma näen siin inimesi ümberringi läbi põlemas, et mul on väga nagu kahju seda vaadata. Aga ärevus on selles mõttes ülikaval protsess, mis su kehas toimuma hakkab. Ühest küljest me teame, et startupperid räägivad, et sul on selline positiivne ärevus. Positiivne ärevus on see, et kohe on midagi ägedat ja suurt on juhtumas ja sa kogu aeg elad selle lainel. Ehk siis, kes ütleb õhinapõhisus või kes ütleb, et õhin läheb nii kõvaks, et pärast ei jää su kehast enam midagi järgi.
ja on negatiivne ärevus ja negatiivne ärevus on, ütleme, et siis võitle või põgene režiim, on ju, et sul tekib väga pinnapealne hingamine, sul tekib, ma ei tea, tunnelvaade, sul tekib külm higi, pulss hakkab kõrvades taguma. Aga tegelikult see, ütleme, et seal vahepeal on selline faas, kus sa tegelikult ei saa aru, aga konstantselt iga päev läheb veitsa kehvemaks. Ja sa ei tee sellest välja selles mõttes, et laksad kohvi peale, oled varakult hommikul üleval, hilja õhtul lõpetad. Ja see tuleb nagu nii tasahilju, poeb su organismi sisse, et kui sa lõpuks aru saad, et midagi on väga-väga valesti, siis sul on, vähemasti endast rääkides, siis sul on konstantselt kogu aeg halb olla. Sul on nagu, ma ei oskagi seda tunnet kirjeldada, sul on nagu midagi rõhuks sind. Et see, et sul, pulss on üleval ja et sul on siuke sisemine pinge peal, seda sa koged võib-olla tugevamate intervallidena mingitel, ma ei tea, õhtutundidel, kui sa proovid enne magama minekut, et sul järsku tekib nagu siuke suurem pinge. Aga tegelikult on see, et kui sa oled ennast ikkagi täiesti ära tapnud, sul on kogu aeg, sul on reaalselt 24/7 on selline vastik tunne, siuke vastik pingeline tunne peal. Ja siis sa saad aru, et midagi on valesti. Ja nüüd kehtib jälle vana hea Ott Kiivika ütlus, et kui sa ennast 4 aastat paksuks sööd, on ju, ja siis sa arvad, et sa 2 nädalaga saad nagu saledaks tagasi, ärevusega täpselt samamoodi. Et kui sa oled, ma ei tea, 4 aastat tekitanud seda või 3 aastat intensiivselt tööd teinud, ennast läbi põletanud ja sa lõpuks avastad, et olukord on juba nii halb, sa ei saa seda üleöö, see ei kao mitte kuskile ära. Ehk siis, mida mina tegin? Ma tegin järgmise lükke. Kõigepealt hakkasin uurima loomulikult klassikalisest meditsiinist ja kuna tol hetkel juba kõik rääkisid, et kuuled, et sa pead ju antidepressandid peale võtma, on ju, et see tõmbab nagu H-i pealt maha kohe. Ma läksin perearsti juurde ja perearst kirjutas mingid lahjad antidepressandid välja. Ma võtsin neid 2 nädalat. Loomulikult seal on see esiteks see aeg, et nad üldse toimima hakkaks. Aga mulle kogu aeg nagu paralleelselt tiksus kuklasse, hoolimata sellest, et mul oli räigelt kräpp olla ja ma väga nagu töövõimeline ei olnud. Mulle kogu aeg tiksus kuklasse see, et antidepressandid on midagi, kus ma olen näinud inimesi väga palju konksu otsas olemas, kus enam ei tule sealt alla, et kus ei jäädki neid antidepressante võtma, sest need tekitavad sus nagu nii mõnusa tunde, sa oled hoitud. Ja see oli minu jaoks indikaator ja ma mõtlesin, et ma ei võta neid edasi. Ehk siis 2 nädala pealt viskasin selle karbi minema ja mõtlesin, ma pean teistmoodi lähenema. Ütleme, et õnneks minu elus mind ümbritsesid inimesed ka tol hetkel, kes olid vaimse maailma poole teel ja osad olid juba sügavalt vaimses maailmas ja meditatsioonis. Ja mul väga hea sõbranna siis tol hetkel aitas mul pead selgeks mõelda ja tõi mind kuidagi meditatsioonide juurde ja ma mäletan seda hetke, kus üks Osho keskuse üks juhtidest oli siis Eestit külastamas ja ma sain temaga sõbrannaga koos kokku ja ta vaatas mulle peale ja ütles, et oota, seisa korraks lihtsalt, et hinga ja siis ta ütles, kuule Urmas, selge pilt on ju, et sul on nagu see ärevus hingamine, ehk siis mis on ärevus hingamine? Ärevus hingamine on selline kopsu ülemise osaga selline pinnapealne, sihuke kiire hingamine, et kui te olete, ma ei tea, võtke näiteks liikluses, et kui teil tekib selline situatsioon, kus tekib liikluspinge, mis iganes see olukord siis on, esiteks te avastate, et ei hinga üldse, sest hoiate hinge kinni, sest te peate sellest pingelisest olukorrast läbi minema ja siis te hakkate suhteliselt pinnapealselt hingama, sest et kui te mõtlete, ma ei tea, jooksu peale, on ju, mida kõrgemaks tõuseb pulss, seda selliseks pindlikumaks läheb hingamine, eriti kui sa oled algaja jooksja. Et sellest hingamisest saab su hargipäev ja sa hingad kogu aeg niimoodi pindmiselt, ehk siis sa sisemiselt tekitad endale alateadlikult pinget, sul tõuseb pulss ja hingamine läheb tuksi. Nüüd see Osho keskuse kodanik andis mulle 6 harjutust, ma arvan, ta oli 6 harjutust ja need olid diafragma hingamiseks, ehk siis kuidas saada kõht hingamisega kaasa, ehk siis kuidas hingata nagu praktiliselt kogu rindkere ja kõhuga koos, et diafragma, mis on siis see lihas kopsude all, et diafragma hakkaks liikuma ja sa saaksid nagu täispika hingamise kätte. Ma paralleelselt hakkasin ka koolitama ja neid harjutusi ma tegin siis paralleelselt sellele, kui ma tegin ka koolitusi. Ütleme niimoodi, et ma tegin neid 6 kuud iga päev 2 korda ja kui ma pidin tegema ka koolitust, siis ma tegin vahepeal, läksin parklasse ja tegin autos hingamist. Ehk siis
hingamisharjutused poole aastaga viisid mind paremasse kohta. Tagantjärgi, paljud on küsinud, paljud on arutlenud selle üle, et tagantjärgi on küsimus selles, et kas antidepressandid oleks olnud õige viis. Ütleme, et täna selle teadmise juures, mis mul täna on paljud meditatsioonimaailma inimesed öelnud ja tõdenud, et kui sa viid ennast nii serva peale ja sa oled nii katki, ehk siis sa oled nagu konstantselt on sul nii halb olla, siis antidepressandid on selle jaoks head, et sa võtad selle kõige suurema ääre pealt sind alla, et sa saaksid üldse hingamisega tegelema hakata. Ehk siis tänane tagantjärgi tarkus on see, et jah, ma oleks võinud võtta mingi periood antidepressante ja paralleelselt hakata oma hingamisharjutusi tegema, sest et mida sa tegelikult tahad, sa tahad oma hingamise korda saada ja see hingamine tegelikult rahustab sind. Nüüd üks praktiline harjutus, mis mul on super hästi toiminud, ma ei tea, miks see on nende kahe närvisüsteemi mingisugune siduv harjutus, mida ma kuskilt jällegi kellegi käest võtsin. Ja see harjutus näeb välja niimoodi, et sa paned ühe ninasõrme kinni, hingad sügavalt sisse, välja, vahetad ninasõrme ära ja mõlema poolega 20 korda. See on tänastes ärevusolukordades, kus mu ärevus läheb väga kõrgeks. Kas see on mingi suur avalik esinemine, mis iganes. Ma olen siin mingid väiksed sutsakad koolitusi teinud, oleneb jällegi grupist. See on mingi müügipitch, kus päriselt on väga suur vastutus, nagu väga suure presiidiumi ees teed oma müügipitchi ja sa ei tunne ennast maksimaalselt kindlalt. Ehk siis endiselt mul tõuseb ärevus ülesse ja ma pean seda tegema. See harjutus on mind kõige rohkem aidanud. Nüüd kõikidele sõpradele, kes on oma elu tuksi keeranud ja küsivad, et mida ma teha saan, olen ma alati öelnud. Kõige lihtsam asi, kõige praktilisem asi, mis mind aitas, mina tegin seda väga intensiivselt siis, kui ma hakkasin tööle sellises ägedas ettevõttes nagu Icefire ja seal müügirakukest ehitama, siis igalühel on olemas käekell, spordikell või tavaline käekell või telefon. Ja telefonis on olemas taimer. Ehk siis tee selline trikk. Pane endale 5 minutit taimri peale, eralda ennast ära, istu kuskile vaiksesse ruumi ja pane silmad kinni. Sa ei pea muusikat isegi panema, kui siin mingi kõrvaline kolin häirib, siis pane klapid, pane endale mingi meditatsioonimuusika, võta YouTube'is suvaline meditation sound, chakra healing sound, vahet ei ole, sa paned endale lihtsalt mingi muusika taustaks ja hingad silmad kinni nii kaua, kui sa kuuled taimeri piiksu. Ja teate, mis on nagu naljakas kogu selle protsessi juures või? 5 minutit silmad kinni, rahulikult hingata ja selle juures lihtsalt oma mõtete kulgemist jälgida. See on alguses nii pikk aeg, et sa teed, ütleme niimoodi, et sa teed 2 poole pealt, teed ühe silma lahti ja vaatad, et kas taimer on tuksi läinud. Et nagu, mis toimub, et 5 minutit on ammu täis. Ehk siis ma olen kõikidel sõpradel öelnud, tee 2 korda päevas, tee 3 korda päevas, 5 minutist lihtsalt rahulikku hingamist, pane endale mingisugune muusika või tee seda vaikuses ja hoia silmad kinni. 5 minutit ülirahulikult ja sa näed, kuidas see võtab sind, kus see viib sind paremasse kohta. Ehk siis ta toob sind nagu sellise kõige keerulisema ärevuse koha pealt all. Ehk siis mul see ühest ninasõrmest sisse välja, teine kinni ja kordamööda vahetada. See pluss siis see 5 minuti hingamine, ehk siis ma tegin Icefire'is ikkagi, ma tegin 3 korda kindlasti päevas, eraldasin ennast nõupidamiste ruumi lihtsalt selleks hetkeks ära. 5 minutit on väga väike aeg. Kui sa tunned, et 5 minutit suudad juba rahulikult selle ära teha, siis 5 ja 10 minuti peale ja ma lõpuks tegin siis 15 minutit, 15 minutit hingamiseks on väga-väga pikk aeg. See suudab su nii maha rahustada, et ütleme niimoodi, et mul Icefire'is olid sellised hetked, kus leek põles jälle ereda või tuli põles jälle ereda leegiga, väga palju oli vaja teha, rapsisid kindlasti, multitaskisid ja kui sa tegid oma 15-minutise hingamissessiooni ära, siis sa tundsid, kuidas kogu keha järsku oli nii lõdvestunud ja sul oli lihtsalt nii hea olla. Loomulikult see ei tähenda seda, et sa jälle nagu hingamist üles ei kruti või tähendab seda ärevust üles ei kruti, loomulikult sa krutid, aga sa vähemasti suudad nagu faaside kaupa tulla alla, siis hakata jälle minema, tulla alla, hakata minema. Ehk siis minu kogemus või tagantjärgi nagu mõte on see, et ärevus saadab mind täna igal hetkel, kogu aeg. Mul on vahepeal olnud kergemaid ja raskemaid aegu, kui perioodi pinge tõuseb kõrgemale. Esimene, mis pihta saab, on hingamine ja selline normaalne protsessid toimimine, ehk siis kehvaks läheb kohe olemine ära, füüsiliselt hakkad tundma seda pinget kohe ja see on nagu tegelikult elu, see organism näitab ise, et kuule, nüüd sa pead natukene nagu hoogu jälle alla võtma, ehk siis
ärevus ei ole minu elust mitte kuskile kadunud, ta tuleb tihti tagasi. Ma pean tegelema ärevusega siis, kui ma lähen avalikku esinemist tegema. Teisest küljest, ma ütlen jälle avaliku esinemise kohta, et kui sa oled palju pidanud avalikku esinemist tegema, siis sul ei ole selles suva, aga sa tead täpselt, mis seal toimub, on ju, et sa pead selle lihtsalt ära tegema ja teisest küljest, kui sa räägid midagi, millest sa elad, siis on väga raske eksida. Ja teisest küljest on ka, mida sa siis kardad, et kui sa räägid sellest, mille sa ise läbi elad või mida sa teed avalikus esinemises, näiteks ma mingeid müügiteemasid räägin või esinen mingite klientidele, siis nagu sa mõtleks teisest küljest, et mida see karta on, et kui sa räägid millessegi, millest sa ise ei usu ja millest sa ise ei ela ja hinga, loomulikult siis tekib nagu väga suur ärevus, aga kui sa teed seda, mida su süda sul juhendab tegema, siis see aitab ka ärevust maha võtta. Ehk siis, sõbrad, kokkuvõtteks 2 praktilist harjutust minu poolt. Kui sa oled selles situatsioonis ja mäletate, et ei ole negatiivset ja positiivset ärevust, on lihtsalt olemas ärevus. Et kui sa hoiad ennast ärevuse foonis järjest aasta aega, siis loomulikult su organism saab pihta. Polegi mitte midagi teha. Sa ise teed ennast katki. Täpselt samamoodi, kui sa sööd ennast paksuks. Et selle mingisugust vahet ei ole. Sa vigastad oma keha. Et seda teades, kui sa sinna jõuad, mida kiiremini sa tajud, et sul läheb halvaks, seda kiiremini hakka tegema hingamisi 2 korda päevas, 3 korda päevas, autos, parklas, kodu ukse ees, tanklas, vahet ei ole. Võta kuskil aeg maha ja hinga rahulikult. See on esimene asi ja see meditatsiooni alustala ka on oma mõtete jälgimine ja lihtsalt rahulikult pikalt sisse-välja. Kas teed oma 4 sekki sisse, 4 sekki välja, 5 sekki sisse, 5 sekki välja. Seal on veel erinevad hingamisvalemid, seal ei ole vahet. Hakka lihtsalt kuskilt pihta. Nii et see oli minu väikene kokkuvõte ärevusse ja siis produktiivsusesse. Kindlasti ma kajastan seda teemat veel tulevikus. Nüüd 8. oktoobril otsustasin kohe ära. Otsustasin koolituskoha ära ja ma kavatsen teha midagi väga eksklusiivset. Ma teen selle koolituse piiratud arvu inimestega enda kodus. Ma elan siis Tallinnast natuke väljas, ennem Kiilit Tallinna ringi peal, seal Igea kandis. Koolituse infolingi panen siia video alla, siis saad seda jälgida siit alt. Piiratud arv kohti, vaatame täiesti nagu uut formaati, teemaks praktiline veenmine. Ja tuleb kindlasti hästi praktiline ja hästi palju läbimängimisi, päriselulisi läbimängimisi. Nii et aitäh minu 456 fänni, aitäh, et olete minuga. Kui sa näed sellel videol väärtust, siis like alla ja ka sõbraga, kellel võib-olla on ärevus keskmiselt kõrgem. Ja näeme ja kuuleme jälle. Tšau!